Mida teha, kui kodus on vaja nokitseda, aga te olete samasugune kobakäpp nagu mina? Te ei saa põhimõtteliselt mitte millegagi hakkama isegi liistu vahetamisega. Kellele helistate, kui ei ole ka kuldsete kättega naabrimeest? Mina nüüd tean, kelle poole pöörduda. Remondifirma.ee professionaalid tulevad mulle appi ja aitavad kõik pisemad ja ka suuremad kodused remonditööd ära teha. Tere Kaspar! Saan aru, et sina oled üks nendest osavate kättega meestest, keda saab endale appi kutsuda, kui on vaja kodus natuke nokitseda ja kuskilt mujalt perest ega lähisuguvõsast pole kedagi osavat meest võtta. Tere Jaanus, sul on peaaegu õige, et mina nüüd isiklikult õnneks ei pea midagi parandama, sest seda tulemust ei taha vist keegi näha. Sa ei oskagi siis? Kuigi tegelikult sul on õigus, et eks olen minagi pidanud oma lapsepõlves veetma palju aega kruvikeerajatega, et eramaja kasvamise rõõmud, aga tänu sellele on jällegi omandatud hunnik oskuseks. Et oma kodused asjad olengi teinud ise ära. Et aga tihtilugu ei ole seda oskust või ei ole seda aega ja nii edasi, et siis tulemegi mängu meie. No täpselt on ju, tänapäeva inimestel on kiire elutempo ja kui sul kodus, ma ei tea, vannitoas või kuskilt näiteks naabrigi on vee jooksma jätnud, laagi hakkab läbi tilkuma, siis ise teha ei oska, aega ka ei ole, ja hakata ise nokitsema, siis tõenäoliselt see tulemus võib olla ikkagi väga kurb ja muidugi läheb võib-olla veel palju kulukamaks nii aja kui raha mõttes. Ja, no üks asi on see, et see ise tegemine, et kas inimene üldse hakkab seda tegema, teine asi on see, et tegelikult situatsioon turul on suhteliselt selline, et ega pisikest asja keegi väga nagu lihtsalt tegema ei tule. Kes on ikkagi juba ettevõtte baasis, nad teevad terviklikke objekte, värvida lihtsalt lagi ühes toas või mingi sein või natuke tapeetida, et ega sihukest asja väga lihtsalt abi ei leia. Et neid üksikuid meistrimehi on, eks, aga kuidas nendeni jõuda? No täpselt remondifirma.ee Ja, enam lihtsamaks ei saa minna. Ei saa küll. Millega siis täpselt tegelete, mis on siis teie amploa, millal tasub teie poole pöörduda? No ütleme siis niimoodi, väikse nagu sloganina võib öelda, et ükski klubi pole liiga väike ja ükski töö pole liiga suur. Ehk siis tegelikult me suudame teha ära ka selle väga pisikese asja, kas või no ütleme, uks natuke logiseb, lingikene, keerame kinni, kui inimene ise ei oska. See küll ei ole tõenäoliselt väga rahaliselt otstarbekas, aga üldiselt tegeleme ka väga pisikeste asjadega. Alates tõesti liistud vaja maha panna, mis on siis juba viimased 3 aastat seina ääres püsti ja naine kogu aeg näigutab. Ja nii edasi. Et no kõige väiksemad asjad ja kuni siis täieliku korteri renoveeringuni, et tegelikult otseselt ei olegi nagu vahet. Aga me ei ütle ei, on nagu põhiline. Kaua te olete Eestis tegutsenud? 2016 aasta september on siis sünnipäev ja siis nüüd siis 3. aasta on läbi saanud, 4. käib. Et selle ajaga on brigaadide arv kasvanud 1-lt 3 peale ja siis jõudsalt näemegi, et tegelikult tööjärg on ikkagi juba päris viisaka sees, et varsti on vaja ka juba 4. ja 5. Et eks ta nii läheb, et inimesed avastavad ja meie poolt on jälle abi. Üks asi on see, et mul on vaja kodus midagi teha, kutsun teid, aga kas mul peavad tööriistad endal olema, kas ma pean ise ka need töövahendid, ma ei tea, mingid värvid, liistud, asjad pean ise ostma või? See sõltub ka inimesest, et mõni inimene ütleb, et mul on kõik olemas, lihtsalt mul ei ole töökäsi. Siis meie tuleme oma kätega. Kui keegi ütleb, et tal on valmis ostetud plaadid, aga pole autot, millega neid ära tuua, bussiga on veits tüütu, võib-olla 50 ruutu plaati tassida. Et siis loomulikult tõstame asjad bussi, toome kohale, paigaldame sinnamaani, kuhu vaja. Osad inimesed vajavad abi näiteks ainult valamistöödega. Plaatid oskan ise, aga see, mis enne seda on, seda ma ei taha teha. Hea küll, teeme nii. Täpselt see, mida vaja. Ja täpselt nii palju, kui vaja. Vajadusel hangime materjalid, vajadusel teeme ainult tööd. No täna me teenindame ainult Harjumaad, et kaugemale me kahjuks ei ulata, et kuna see brigaadide arv ja ka nagu staap on meil siia linna täna punutud. Ja me ei ole tulnud siia korterisse lihtsalt niisama juttu puhuma Kaspariga, vaid tegelikult siin töö käib. Mida te siin täpsemalt teinud olete? Lähme viskan pilgu peale. Ja, lähme astume edasi. Mis siin siis korteromanikul mureks oli? Mureks oli see, et tegelikult põrand siit piirkonnast hakkas punnitama. Ja tuli siis välja selgitada põhjus, et miks see siit on vuugi lahti löönud ja põrand punnis. Ja tuvastasime selle, et siin on üldse planeering on päris kihtilt lahendatud, eks, et vannituba on tõstetud nagu köögiakna alla. Ja juhtunud oli see, et siis see ääreliist oli tegelikult pandud ainult vuugiseguga. Ja see oli ajaga ära murenenud ja vesi oli pääsenud siit plaatide vahele läinud siit vaikselt põranda alla. Ja põrandal on siis vahepõrand on tehtud puitkiviplaadis kunagi, siin üks 15 aastat tagasi. Ja see oli hakanud punduma, oli siis põrandaplaadi lahti tõstnud. Siis juba sealt vuuk lahti ja siis juba läks lepase reega. Ja see põrand, kui me ära võtsime, see plaat oli nagu nuustik. Ehk siis see oli põhimõtteliselt nagu svamm, ta oli vett täiesti täistamand. Ja kuna see tegemist on üürikorteriga, siis omanikul oli eesmärk võimalikult efektiivselt ja kiirelt see põrand ära lahendada. Ehk siis, et inimene ei peaks asenduspinna peal viibima kaua aega ja saaks tulla oma koju ikkagi tagaseks.
et siis saigi lahendusena tehtud see, et mitte hakata siis kogu nagu vannitõba remontima, mis tegelikult nõuaks ka natukene värskendust, et siin vuugid on määrdunud ja silikooni siit mõnedes kohtades tuleks veel kindlasti parandada, aga lagi tahaks üle tõmbamist. Et siin on veel teha tegelikult on veel mitme päeva jagu tööd. Aga võtsime ette siis selle kõige kriitilisema poole. Me alustasime tööd kolmapäeva hommikul, reede õhtul olid plaadid maas, laupäeval tõmmati vuuk ja silikoonid ja põhimõtteliselt kogu lugu. Ehk siis see on see tempo, millega me suutsime reageerida. Põrandapind on vähe, aga arvestades, et niiskuskahju, siis ka veits sihukest nagu kuivamist ja kõike seda, et see oli niisugune paras katsumus. Kaugele see kahjustus jõudnud oli, kas juba naaber ka sai vett kaela? Õnneks mitte, et siin oli ka pandud mingi villakiht põranda alla, et sihuke päris huvitav lahendus oli, et see vill oli täiesti niiske, aga õnneks mitte veel ei tilkunud. Ehk siis tegelikult oli puudu võib-olla kuu, võib-olla vähem. Ja siis oleks juba palju suurem töö ja palju suurem väljaminek. Noh, ka kindlustus case kindlasti, et juba siis veekahjud ja nii edasi, et siin oleks nagu jama tegelikult päris palju. Kuidas on kõige mõistlikum teiega ühendust võtta? On helistada, meili teel? Jaa, kõike saab, et selles mõttes meil on Facebook lehekülg, kus meid saab leida remondifirma.ee, samamoodi veeb. Veebis on päringuvorm, saab sealt kaudu, meili peale, telefoni peale, et ühendust saab mitmel erineval viisil. Et pikemad objektid on hea, kui ütleme mahukamad tööd, et kui inimene saadab mingi pildimaterjali ette, siis on juba teada, millest jutt on, et üle toru otsa, et mul on siin natukene vaja teha, et see tihti võib kujuneda väga mahukaks tööks. Tore hea, on vaja vahetada midagi või parandada midagi, palju see maksma mul läheb? No hinnastame üldiselt objekte nagu case by case, et meil on küll veebis väljas mingi elementaarne hinnakiri, mis näitab meie tunni hinda, et esimene tund kohale sõiduga koos on 50 € pluss käibemaks. Selle eest on siis ette nähtud ka tund aega tööd ja üldiselt selle aja jooksul saab näiteks vahetatud ära siseukse, pöörata ust teistpidi näiteks lahti käima, vetsupott ära uusasemele. Et tegelikult jõuab väga palju tööd selle aega teha. Et kui on nagu selline võib-olla naljatades öeldakse, et tunni hinnaga nagu töö läheb üle aeglaselt, siis me oleme ikkagi oma päevad nii efektiivselt käima pannud, et meil ei ole võimalik seda lihtsalt endale lubada.